tere! Tänane yin-yoga tund on siis mõeldud selle kogu keha lõdvestamiseks ja venitamiseks. Püüa siis leida omale selline mõnus vaikne nurgake ja tule kõigepealt istu hetkeks paigale. Tunnete ennast siin praegu. Rahulikult viigad üles, siruta ennast pikaks ja tule korraks liigume ühele poole küljele. Liigume teisele poole küljele. Hinga välja. Teeme veel mõned korrad. Lahkuda veel. Veel kord siruta. Ja laseme käed alla. Ja nüüd ole hea. Tule istu kandadele. Võta endale lapse asend. Püüa jätta jalad endal peaaegu laiuselt niimoodi, et kõht mahuks jalgade vahelt läbi. Ja siis hetkeks tunneta ennast. Või tähelepanu oma hingamisele. Tunneta, kuidas sisse hingates rinkele tõuseb, selg tõuseb. Ja välja. Ja nüüd hakka vaikselt liikuma kõhuli. Kõigepealt siis tuleme sellisesse poolkonna asendisse, et kus me asetame omal ühe jala kõverdatud matile ja viime endal selle sama jalapoolse käe siit kehalt läbi ja siis vastaskäe sirutame välja. Ja siis laseme endal siin natuke aega sedasi lebada. Tunnetame, mida tunnevad puusad, mida tunneb meil õlapealne. Edastame oma käed, jalad. Ja kahe. Hästi. Ja tule nüüd vaikselt asendist välja. Vabastame jalg. Vabastame käed. Siis natukene jälle ennast siin. Lase kehal puhata. Võid ennast liigutada küljelt küljele. Ja kui sa oled valmis, siis proovi liikuda teisele poole. Jälle. Too endal üks käsi teisalt läbi, siirad panema põlv kõverdatelt põrandale ja püüa lõdvestuda. Lase vabaks oma puusa piirkond.
ja nüüd vaikselt jälle tule asendist välja. Kõigepealt vabastame puus, vabastame käed ja natukene ennast liiguta. Ja lähme edasi nüüd sellise harjutusega, kus me asetame endal tennispallid, 2 tennispalli ja siis püüame panna endal siia puusa piirkonda, kus on need nõkusused. Ehk siis tule ise kõhuli, aseta pallikesed omal siia, vastavalt vali, kuidas su keha lubab. Et siis samal ajal tuleme siia sfinksi asendisse, kus me siis natuke püüame oma keha tõsta käte najale, aga samal ajal püüa hoida oma selg hästi vaba, oma puusad vabad. Ja laseme kael vabaks. Hinga sügavalt ja rahulikult. Püüa jälgida, mida tunnevad su puusad. Ja pane tähele, et ega sa ei tõmba enda keha kusagilt kraapi. Püüa tuua just lõdvestust selle koha peale. Lõdvestama kael, võid seda kergelt kiigutada küljelt küljele. Hinga sügavalt ja rahulikult. Ja siis vaikselt tule liigu alla ja võta pallikesed oma siit puusade piirkonnast ära. Ja natukene ennast liiguta taas. Ja seekord me liigume selili. Läheme selja peale ja võite jätta oma jalad kergelt kõverdatel kõhule ja natuke kiigutada küljelt küljele. Ja siis laseme jalad oma põrandale, vaikselt liiguvad need ühele teisele poole. Ja nüüd ole hea. Tule järgmisesse harjutusse. Selleks on siis kast püüab enda saba. Ja kõigepealt me keerame ennast külili. Me võime näiteks asetada omal esialgu käe siia. Tähendab pea käe peale toeks ja püüame teise käega võtta alumisest jalast. Kui sa ei saa jalast kinni, siis võid kuidagi näiteks kasutada mõnda rihma või sokki või midagi. Aga hea oleks, kui sa saaksid jala omal siit tagant niimoodi venitusse, siis laseme omal käe vabaks ja püüame liikuda nüüd siia niimoodi kergelt selja poolt selili. Hoiame käega jalast kinni. Ja tunnetame, kuidas keha tunneb. Lase vabaks oma puusad, oma õlg. Hinga sügavalt ja rahulikult.
selle harjutusega siis saab endale hea venituse puusa piirkonnale, eriti siia reiepealsetele. Ja samuti ka ringkere avaneb. Püüa tuua lõdvestust oma õlapiirkonnale, oma puusapiirkonnale. Hinga sügavalt ja rahulikult. Tunneta, kuidas keha ja siis vaikselt lase jalg vabaks, lase puusad vabaks ja liigu selili. Ja siis lase jälle endal natuke aega olla. Liiguta jalgadega küljelt külje peale. Ja siis, kui keha lubab, siruta jalad välja. Või teha veel endale sellise mõnusa pika ringutuse. Ja siis natukene tunneta. Nüüd tule vaikselt külje peale ja lähme teisele poole. Kui sa soovid, tee lihtsalt ümberpöörd. Aga kui soovid, tule teisele poole matti. Esialgu siis taas keera ennast küljeni. Võta käega, pealmise käega alumisest jalast kinni ja jätta pealmine jalg vabalt lebama. Ja siis lase vabaks oma alumine käsi ja püüa liikuda nüüd vaikselt nagu siia selja peale. Lase oma õlapiirkond hästi vabaks. Lase käel vajuda põranda poole. Ja samal ajal tunneta siis, kuidas jalg liigub ka tahapoole. Kuidas tuleb venitus reie peale. Lase vabaks oma puusad. Hinga sügavalt ja rahulikult. Oma õlapiirkonda, oma puusapiirkonda. Ja tunneta, kuidas iga korraga natukene see keha muutub vabamaks.
nüüd hakka vaikselt asendist välja liikuma. Vabastama käsi ja jalg. Ja liigu tasakesi seeliili. Jälle natukene liiguta ennast. Ennast ja oma jalgu küljelt küljele. Ja siis natukeseks ajaks jääme puhkama. Ja tunneta, mida keha tunneb. Ja nüüd vaikselt jälle võtame jalad kõhu peale. Nii, ja nüüd järgmiseks siis lähme edasi sulava südamega. Sulav süda käib aga nii, et sa tuled, asetad oma jalad kõigepealt puusade laiuselt. Ja siis püüa jälgida, et su puusad jääksid ilusti täisnurkselt. Ja asetad oma küünarvarred ja küünarnukid põrandale. Ja siis samal ajal tuled poed siit kätte vahelt läbi ja asetad oma käed sõrmsiungusse. Ja lõdvestad oma siia. Ja tunnetad, kuidas su ringkere muutub vabamaks. Ja liigub natukene iga väljahingamisega allapoole. Ja kui sa tunned, et on liiga tugev venitus, siis võib natukene anda jäädagi. Ja liikuda kõrgemale. Ja siis tule vaikselt asendist välja, tule istu kandade peale, palun. Ja lõdvesta siin. Ja nüüd tule vaikselt jälle ülesse. Ja me lähme jälle oma jalgade juurde ja kõigepealt siis teeme oma jalakesed soojaks natukene. Liigume edasi-tagasi. Ja teeme siis ettevalmistuse sellega endale siia kükkasendisse tulekuks. Selleks siis ole hea, tule istu kandadele. Ja kui su jalad ei luba kandadel istuda, siis jää niimoodi ülesse, aga siis juba hoia lihtsalt endal jalgu sellises asendis, kui vähegi võimalik. Ja püüame püsida. Istume rahulikult. Kui sa soovid, sa võid asetada oma käed näiteks siia kotkasendisse, siis sa saad endale venituse veel ka õlapealsetele selja tagaosale. Ja siis me vahepeal vahetada käsi. Ja teeme natukene aega veel, hingame sügavalt ja rahulikult.
Ja siis hingame veel sügavalt sisse ja välja, laseme käed vabaks. Vabastame oma jalad. Ja tuleme veel istume kandadele. Ja toome oma jalakesed üles. Tunnetame venitust jalapeasetel. Hoiame natukene. Ja siis vaikselt liigume tagasi ja vabastame oma jalad. Vabastame oma jalad. Liigutame nüüd natukene, saputame. Võime teha mõned pöiaringid veel. Ühele poole, teisele poole. Ja liigume selili. Teeme jälle väikese vahepeatuse. Natukene puhkame. Tunnetame. Ja nüüd ole hea, võta endal ligi pallid. Ja järgmisena siis me asetame omal pallid kõigepealt siia alaseljale. Püüad leida endal alaseljal sellise mõnusa kohakese. Kahel pool siis võrdsel kaugusel. Võid jätta omal jalad kõverdatuks. Ja siis samal ajal kergelt ennast liigutada. Nagu püüad leida need kõige valusamad kohad, mis su seljal on. Kergelt ennast läbi masseerida. Väga hea. Ja liigu natukene nüüd pallidega ülespoole. Püüa leida nüüd taas jälle selline just see õige koht, kus sa tunded, et on selline kergelt valulik. Kas pallikesed olla siis võrdsetel kaugustel selgroost ja siis jälle võid natukene liigutada, tunnetada, kas on midagi kusagil vaja vabastada rohkem, hinga sügavalt. Ja siis liigume jälle edasi. Liigume edasi ja asetame pallid nüüd siia oma tiivanukkide alla. Püüa ka seal leida selline mõnus koht. Sa võid oma jalad lasta nüüd põrandale sirgeks. Ja jälle natukene siis võid ennast liigutada, aga võid lihtsalt ka lõdvestada ja hingata sügavalt ja rahulikult. Ja siis toome need pallikesed endal nüüd siia päris üles turja peale. Asetame ka siia punktidele. Ja laseme vabaks. Jälle oma põled. Hingame sügavalt ja rahulikult. Ja siis vabastame pallid. Ja järgmiseks teeme endal harjutuse, mis on siis selline ettepainutuse harjutus. Ehk siis asetame omal jalad ilusti sirgelt põrandale
püüame panna oma puusad ilusti otseks. Võime ennast natukene liigutada, lõdvestada. Ja kui oleme valmis, siis laseme ennast siit ette alla. Lõdvestame oma selja. Ja kui sa soovid, sa võid asetada omale otsa esise alla kas plokid või padjad või polstri, et su pead toetataks. Aga kui sa tunned, et kõik on hästi, siis sa võid lihtsalt ka olla niisama keha raskusega. Lasta vabaks oma turja, oma kaela ja oma käed. Hingata sügavalt ja rahulikult. Ja tunnetada, kuidas välja hingates keha justkui liigub natuke allapoole. Ja siis vaikselt tuleme ülesse ja lähme tagasi selja peale. Tuleme selja. Natuke kiigutame. Ja jalad puhkasendisse. Saame oma kehal olla. Natukene võime veel ennast kiigutada. Ja nüüd liigume edasi twistiga. Ole hea, tule too endal jalad täis nurka ülesse. Ja sa võid asetada juba kohe oma jalad risti. Ehk siis tõstad näiteks vasaku jala üle parema. Ja lased jalgadel liikuda paremale poole. Aga kui su keha ei luba, võid hoida jalad ka lihtsalt kõrvuti. Nüüd vastas käsi, siruta palun üles välja ja lase oma õlg hästi vabaks. Hinga sügavalt ja rahulikult. Ja tuleme vaikselt asendist välja. Tõstame jalad keskele, vabastame jalad. Võime võtta korraks jalad kõhu peale, neid natuke kiigutada. Ja siis liigume teisele poole. Asetame jälle jalad täis nurka ja siis kas lähevad koos jalad või siis ristatud jalad. Ehk siis parem jalg üle vasaku. Ja liiguvad nüüd vasakule poole.
ja sirutame oma vastaskäe jälle põrandale, laseme õla vabaks ja teise käe asetame põlve peale ja hingame sügavalt ja rahulikult. Ja laseme hästi vabaks ka oma kõhu piirkonna. Ja siis toome tasakesi keskele. Võtame jalad kõhu peale, natuke kiigutame. Ja siis siirutame jalad välja. Käed veel. Ja toome käed keha kõrvale, natuke puhkame. Tulebki meie viimane lõpuasend. Ja siirutame ennast pihtuks, hakkame vaikselt liigutama. Vaatame, ajame sõrmed varbadesti laiali, pigistame kokku. Ja teeme ringe pahluude ja randmetega. Teeme ühele poole, teeme teisele poole. Ja siis, kui oleme valmis, hingame sügavalt sisse, viime käed üle pea, liigutame pikaks. Ja siis võtame jalad oma kõhu peale, natuke kiigutame ennast küljelt küljele. Ja siis vaikselt keerame ennast külje peale. Ja tuleme, et korraks istume. Ja hingame sügavalt sisse, viime käed üles. Tõmbame südame peale kokku. Aitäh. Ilusat päeva sulle.